Aitäh, Anu, sellise ilusa sissejuhatuse eest ja kindlasti palju-palju õnne sinule ja Anu Aidale tänasel tähtpäeval. Et need valikud, mis sa oled elus teinud, ei ole olnud kerged, aga nad on viinud sind alati edasi ja ma loodan, et see saab niimoodi veel väga-väga kaua olema, sest nagu sa ütlesid, sul on eesmärgid silme ees ja sa oskad neid ka ellu viia. Aga läheme nüüd siis teaduse juurde ja mõtleme natuke sellest, kuidas teadus saaks toetada kestliku toidutootmise ahelat. Räägin sellest, miks me üldse praegu kestlikku tootmist nii väga rõhutame, mis on teaduse ülesanne kestliku tootmise toetamise juures ja kuidas teadus ja tootmine üldse kokku saavad. Ja selleks saame tuua näiteid Maaülikoolis, ettekandesse mahub neid vähe, aga ma olen väga õnnelik ja rõõmus, et tegelikult neid näiteid Maaülikoolis on kordades rohkem. Nii nagu Franz juba oma ettekandes näitas, suureneb meie maakera elanikkond ja seda väga kiiresti. See on üks globaalsetest väljakutsetest, mis terve maakera ees seisavad ja seesama kasvav elanikkond nõuab toitu. Maad aga juurde eriti ei tule, vastupidi, me peame seda ära andma linnadele ja seda maad ei ole lihtsalt kasvava elanikkonna jaoks rohkem kuskilt võtta. Meid ohustavad maakeral kliimamuutused, nendega oleme juba ka Eestis kokku puutunud ja loomulikult energiakriis, fossiilkütuste varude vähenemine, kasvuhoonegaaside hulga suurenemine ja siit siis ka vajadus ümber mõelda natuke meie energiavarustatust, seda siis nii alternatiivsete energiaallikate mõttes kui ka energiasäästlike lahenduste mõttes. Ja kõik seesama on ka toidutootmise ees. Et lisaks sellele, et meil ei ole haritavat maad eriti juurde võtta, ohustab maakeral suuri piirkondi mullaviljakuse vähenemine, elurikkuse vähenemine ja mitte ainult siis metsaputukate, metsalindude, taimede mõttes, vaid ka kohalike sortide ja loomatõugude kadu, mis on aga tegelikult meie planeedi rikkus. Me ei tohi oma lokaalseid taimi, loomatõuge ära kaotada, sest seal on see geneetiline mitmekesisus, mis tulevikus edasi aitaks. Probleeme on toidu kättesaadavusega ja inimeste tervisega, sest vaatamata sellele, et toitu näiliselt on küll, on palju ka neid, kes on näljas või alatoidetud, eriti just siis mikrotoitainete puuduse tõttu. Ja toit on muutunud väga ühekülgseks. No me teame seda, et Eestis ka juba tungib peale see kiirtoit, mis ei ole enam inimesele üldse tervislik, ehkki ta kalorid võib kätte anda. Ja siit siis ka rasvumine, ainevahetushaigused ja muud tervisehädad. Ja kõige selle juures on üle maailma tendents sinnapoole, et farmerid on järjest rohkem ebakindlad tuleviku suhtes ja siit ka järjest suurenev stress ja sotsiaalsed tagajärjed, ääremaastumine, maal elukvaliteedi langus ja need hädad tabavad Euroopas enamikke riike. Nii et me ei saa päris samamoodi edasi minna ja kuidas nüüd edasi minna, selle üle tuleb mõelda nii riikide tasandil kui suurte rahvusvaheliste organisatsioonide tasandil kui ka siis erialaekspertide tasandil. Neid dokumente on palju, mis pakuvad välja ka õnneks lahendusi. Üks lahendus on Euroopa Liidu poolt liikumine ringmajanduse suunas, mis tähendab seda, et me raiskame vähem kõikvõimalikud tootmise kõrvalproduktid, me suudame omakorda toodeteks vormida ja me vähendame jäätmete hulka drastiliselt, me vähendame ka vajaliku energia hulka.
Teine teema on seotud kestlike toidusüsteemidega ja aastal 2015 loodi sõltumatu ekspertide paneel, mida rahastavad siis erafondid ja need eksperdid on välja töötanud siis rea dokumente ja nendes kõiges esimeses dokumendis nad ütlevad selgelt välja, et üle maailma on vaja paradigma muutust. Me ei saa intensiivpõllumajandusega enam samamoodi edasi minna, vaid peame liikuma agroökoloogilistele süsteemidele. Ja käesoleval aastal tegid nad ka siis päriselt sellise võimalikud ettepanekud Euroopa Liidu poliitikakujundajatele. No mis asjad on agroökoloogilised süsteemid? Need on sellised süsteemid, kus pannakse targal moel kokku looduse liigirikkus, liikide omavahelised mõjutused, püütakse vähendada keemiliste ainete kasutamist, hoida elurikkust. Agroökoloogilised süsteemid ei ole otseselt mahepõllundus, vaid agroökoloogia kasutab kindlasti mingil määral ka kemikaale, kasutab väetisi, aga püüab selles jõuda miinimumini ja arvestada siis ökoloogilise tasakaaluga ja keskkonnakaitsega. Meil oli Maaülikoolis kevadel Agrofoorum, suur rahvusvaheline konverents ja selle üheks põhiteemaks oligi agroökoloogia, et kuidas selles valdkonnas riigid saaksid koostööd teha ja kuidas teadus ja tootjad saaksid koostööd teha. Probleem on selles, et kõik need agroökoloogilised lähenemisviisid on teadmismahukad. Siin ei ole selliseid universaalseid valmis lahendusi, et näed, Ameerikas tehakse niimoodi või Saksamaal niimoodi või Ühendkuningriikides niimoodi, et teeme meie Eestis ka niimoodi. Kindlasti on seal teatud nüansse, mida saab üle võtta, aga tervikuna tuleb arvestada väga palju just kohapealsete võimalustega, kohapealse kliimaga, kohapealsete taimestikuga, looduse kooslustega ja sellepärast tuleb siis arvesse nii eelmiste põlvkondade kogemus kui siis see meie kohapealne talupojatarkus, kohapealsed teadusuuringud ja siis need lõpmatud andmed, mis tänapäeval on kogutud. Need suurandmed, mis on igal pool ministeeriumide, ametite andmebaasides, mis on teadlaste katsete andmebaasides ja kui me suudame targal moel kogu selle tarkuse kokku panna ja ühendada selle veel ka digilahendustega, siis võiksidki meil tekkida juba sellised lahendused, mis aitavad hoida loodust, mis aitavad hoida keskkonda ja samas meil ei kaota tootlikkuses. Eesti olukord nende erinevate ohtude suhtes võib-olla väga hull ei ole hetkel. Kui me vaatame Eesti säästva arengu näitajaid, siis meil mahepõllundus, maapindala suureneb, me jääme teistele riikidele kõvasti alla taimekaitsevahendite toimeaine koguselt hektari kohta, samuti me kasutame vähem mineraalväetisi, aga samas me ikkagi näeme ka seda, et ka meil need kogused aasta-aastalt suurenevad, nii et me peame oma looduse tasakaalu paratamatult kogu aeg silmas pidama. Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava, mida Maaeluministeerium ette valmistab, toob oma analüüsis välja, et Eestil on põllumajandustootmiseks väga head eeldused, sest me oleme maailma tipus põllumaa pindalalt inimese kohta. Meil on ka palju vett, mida mujal maailmas reeglina ei ole. See annab meile konkurentsieelise ja isegi kliimaprognoosid annavad meile konkurentsieelise, sest et meile see kliima soojenemine võib isegi natuke kasu tuua, ehkki me näeme, et suurenevad ka sellised ettearvamatud suved ja ettearvamatud ilmamuutused. Ja see tähendab seda, et me peame olema valmis, et me muudame nii oma tootmispraktikaid, me muudame põllumajanduse tugisüsteeme ja oskame riske juhtida.
nii finantsriske kui ka siis võimalikest ilmamuutustest ja turumuutustest tulenevaid toidujulgeoleku riske. Ja kuna me oleme väike riik ja me oleme väga palju ekspordile orienteeritud, siis me peame tegema ka rahvusvahelist koostööd, et meil oleksid need turud, kuhu me oma toidutoodangut müüa saame. Nii et meil on tegelikult praeguses maailmas väga palju võimalusi ja meil on täiesti olemas ka eeldusi ja me ei ole veel teinud kõiki vigu, mida arenenud riigid on teinud. Nii et kui me räägime toidutootmise kestlikkusest Eestis, siis meil on eeldused täiesti olemas. Me saame keskenduda nendele tugevustele, mis meil praegu on. Me saame vältida teiste riikide vigu. Me saame võtta põhimõtteks ringmajanduse ja kujundada oma toidutootmisahel ringmajanduse põhimõtteid järgivaks. Me saame teha asju koos. See tähendab, et teadlased, tootjad, ka seadusloomega tegelejad, valitsusasutused peaksid asju omavahel rohkem läbi arutama, rohkem üksteisega konsulteerida ja see viib selleni, et me teeme otsuseid Eestis teaduspõhiselt. Ja kindlasti on oluline, et me ise väärtustame Eesti toitu, Eesti põllumehe ja toidutootjad tööd ja teeme kõik selle nimel, et Eesti toit ja selle Eesti toidu kvaliteet saaks kaubamärgiks, mida tuntakse ka mujal maailmas. Me suudame seda teha, kui me oleme suutnud panna 157 riiki üle maailmakoristust tegema, siis miks me ei peaks suutma oma toitu üle maailma kuulsaks teha. Nii et see võiks olla üks üleskutse, mida me kõik üheskoos teeme. Nüüd aga lähemalt teaduse juurde. Nüüd teadust, me teame igapäevaselt elus, et see on midagi, mis loob uusi teadmisi ja neid teadmisi me saame targalt ära kasutada majanduses. No on olemas ka igasugused teaduse definitsioonid olemas ja need liigitavad teaduse loomingulise tegevuse hulka. Ja kindlasti kahtlemata seda ta on, sest teadus ei ole midagi sellist, kus tulemus alati on ette näha. Teadlased alustavad oma uuringuid kindlate plaanide, kindlate kavadega ja neil on oma eesmärgid, aga kas see tulemus on just täpselt selline, nagu teadusuuringu alguses hüpoteesiks seati, vaat see ei ole enam kindel. Ja tavainimesele võib tunduda, et mis see teadus on? Näed, arvasid, et nad saavad sellise tulemuse, jõuavad sellise ägeda lahenduseni, aga tegelikult ei jõudnud, siis see on paraku sellise teaduse tegemise juures üsna tavapärane asi, sest teadlane kunagi ei hakka ju tegema asju, mis on läbi uuritud ja kus tulemus on ette teada. Seal on ikkagi väga palju selliseid nüansse, milleni sa alles uurimise käigus jõuad. Ja teadus- ja arendustegevus võibki olla 3 liiki, seal võivad olla kas alusuuringud, rakendusuuringud või siis sealt juba samm edasi eksperimentaalarendus. Teadmiste loomisel on oma loogiline süsteem ja seda neid teadmisi, mis siis lõpuks peaksid jõudma ka majandusse, iseloomustatakse tehnoloogia valmiduse astmetega. Inglise keeles on see Technology Readiness Level ja lühendatud TRL ja neid astmeid on kokku 9. Need on siis siit 1-9 ja esimesed 2-3 on alusuuringud, kus uuritakse ainult teatud nähtusi, ilma et oleks veel ideed, kuidas neid praktikas rakendada. Siis järgmine etapp on rakendusuuringud ja juba siis võib-olla teatud esimeste tehnoloogiliste lahenduste demonstreerimine ja kõige lõpus on juba siis tootearendus, katsetootmine, kommertsialiseerimine. Ja nüüd me näeme ka seda väga hästi, mis on ülikooli roll, mis on ettevõtte roll selles ahelas ja kus on see kõige suurem kokkupuutepind.
Ülikool kahtlemata tegeleb alusuuringutega ja ettevõte kindlasti tegeleb tootearenduse ja kommertsialiseerimisega. Aga kõik see, mis on vahepeal, kus on tegu juba rakendusuuringutega, tehnoloogia võimaluste demonstratsioonidega, prototüüpidega, seda tuleb teha koos. Kui me seda koos ei tee, siis me sealt esimesest otsast sinna lõppu välja ei jõua mitte kunagi. Sest et selleks, et teadus üldse jõuaks majandusse, peabki see teaduste ja tehnoloogia arengu ahel olema terviklik. Ja kui mõni lüli on seal puudu, siis väljundit majandusse ei teki. See ongi see probleem, miks tihtipeale öeldakse, et teadussaavutused kuhugi ei jõua. Ja siis on küsimus, et kas seal vahepeal ei ole koostööd, sest et firmad ja ülikoolid ei leia ühist keelt või ei ole seal vahepeal rahastust. See juhtub meil ka Eesti riigis väga tihti, et lihtsalt seda vahepealset etappi ei rahasta keegi ja siis me ei jõuagi teadlaste juurest edasi sinna majandussaavutusteni. Nii et kõike seda peab arvestama, seda peame arvestama meie ise, seda peavad arvestama meie valitsus, kui ta kavandab erinevaid meetmeid selleks, et teadussaavutused majandusse kunagi üldse hakkaksid jõudma. Aga see on nüüd siis teooria ja tegelikult kui me vaatame ülikooli, siis ülikool saab põllumeest ja toidutootjat toetada 3 moel. Me saame toetada põllumeest hariduse andmisega, kõigil kõrghariduse 3 astmel, elukestva õppevõimaluste pakkumisega. Me saame teadusuuringutesse pakkuda nii alusuuringuid, rakendusuuringuid kui ka tootjaga koostöös eksperimentaalarendust. Ja 3. ülikooli põhitegevusvaldkond on ühiskonna teenimine ja siit tulevad juba ka sellised teadusteenused, et me võime teatud analüüse teha või aidata tootearendust teha või teha näiteks ministeeriumidega koostööd seadusloomes, anda eksperthinnanguid, nii et neid võimalusi on meil hästi palju. Ja Maaülikool on selles suhtes just toidutootmise suhtes tõesti selline ülikool, kus praktiliselt kõik meie fookusvaldkonnad, mida on 6, on toidujulgeolekuga mingit pidi seotud. Maamajandus, tervis ja toit, põllumajandus on otseselt seotud. Keskkond, nagu me näeme, siis see seos on tänapäeval ka väga oluline, see on seotud. Tehnika ja tehnoloogia kahtlemata on seotud ja isegi metsandus on seotud, sest sealt tulevad metsamarjad, seened ja meetaimed. Nii et praktiliselt terve ülikool toetab omal moel vastavalt võimalustele toidu tootmist. Ja nüüd mõned näited sellest, mida ülikoolid ja teadlased koos on teinud. Mul on väga raske neid näiteid välja valida, sellepärast, et tegelikult neid näiteid on väga, väga palju. Ja mulle tulid appi professor Kalev Sepp ja Piia Pääso, kelle slaide ma täna kasutan mõnede näidetega. Ja professor Kalev Sepp oma ettekandel ka Agrofoorumil käesoleval kevadel tõi väga häid näiteid täppisviljelustest, kuidas paremaid tulemusi saavutada väiksema ressursikuluga ja keskkonna säästlikult, kasutades kaugseire andmeid, traktorite, kombainide GPS-süsteeme ja vastavat tarkvara. Ta tõi välja selle, et praegu umbes 90% farmidest kasutab mullaproovide tegemist, 30% saagikuskaarte, aga suhteliselt vähe on veel neid ettevõtteid, kus väetamist optimeeritakse või taimekaitsevahendite kasutamist optimeeritakse. Nii et me võime öelda, et umbes 10% haritavast maast Eestis on praegu haritud täppisviljelust kasutades. No konkreetseid uuringuid tehakse täppisviljeluse alal taimekasvatuse teadmussiirde programmi raames. Ja siin rakendatakse täppisviljeluse printsiipe 3 vormis, viiakse läbi põllupäevi ja seminare ja põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava programmis on ka täppisviljeluse aine
kursus. Ja nüüd üks konkreetne näide koostööst, see toimus siis Maaülikooli teadlaste ja meie tipppõllumehe Madis Ajaotsa ettevõtte vahel ja siin te näete ühte põldu, näete, et see saagikus põllu eri osades on väga varieeruv ja nüüd, kui me kasutame kõiki võimalikke seadmeid, siis me kahtlemata saame selle saagikuse erinevused ja kultuuride kasvu erinevused kaardistada. Ja nüüd on küsimus, et kuidas seda põldu väetada. Ja teie ees on 3 võimalust. Kui me vaatame vasakult esimest, siis väetist on külvatud sellele põllule võrdselt põllu eri osadele ja siis ammooniumnitraadi kogus, mis sinna põllule läheb, on 7620 kilogrammi. Nüüd teine variant, kui nüüd võetakse aluseks saagikuse kaardid, saagikaardid ja pannakse väetis selle järgi, siis on meil võimalik väetise kogusid oluliselt vähendada 5612 kilogrammini. Ja 3. variant, siin on lisaks saagikusele arvesse võetud veel konkreetselt siis juba mullaproovide andmed ja ka teadlaste soovitused. Ja kui nüüd kõik need nõuanded kokku panna, siis on tegelikult see väetise kulu sellele põllule vaid 3990 kilogrammi, ehk me oleme 48% saanud väetise kulu vähendada, mis on kasulik nii põllumehele, tal on väiksemad kulud, mis on kasulik kahtlemata ka loodusele ja tagasilööki saagikuselt sealt põllult ei ole. Nii et see on üks näide, mis näitab, kuidas on võimalik seda koostööd teha ja kuhu suunda võiks meil toidutootmine areneda. Teiseks on meil põllumajanduse suurandmete teadmussiirde programm, kus siis koos ülikooli teadlastega vaadataksegi seda, analüüsitakse erinevaid Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja teadlaste andmebaase ja vaadatakse seda, kuidas neid andmeid on võimalik omavahel kokku panna ja kuidas nende põhjal on võimalik tuletada siis põllumeestele kasulikku infot. Nüüd teine näide, mida siinkohal tasuks tuua, on meie Polli aiandusuuringute keskus. Pollid tunnevad kõik kui puuviljade ja marjade sordiaretuse ja kasvatustehnoloogiate keskust, aga viimasel 10 aastal siis ka säilitustehnoloogiate ja kõrge lisandväärtusega funktsionaalsete toodete arendamise keskus. Ja nüüd selles keskuses on võimalik ettevõtjal saada nõu ja abi erinevatel oma ettevõtte arenguga seotud etappidel, alates siis juba ideedest, alates sellest, et teadlased aitavad sorte valida ja istikuid paljundada, edasi toorainet analüüsida, katsetada erinevaid töötluse variante, nõustada ka tootmisüksuse rajamisel ja nõustada ka sellel, kuidas edasi tootmisjääkidega ümber käia ja võib-olla on nendest ka võimalik midagi kasulikku veel välja saada. Nii, Anu, kas mu aeg on otsas? Nii. Nagu te näete, see aeg läheb ruttu, kui hakata neid näiteid rääkima ja kõige targem on see, kui ma lõpetuseks annan teile paar vihjet, kuidas leida infot teadlastega koostööks. Paljudele pole see ilmselt probleemiks, sest paljud on Maaülikooli vilistlased ja leiavad tee ülikooli väga hõlpsalt ise üles. Aga kui see on keeruline, siis tasub alati minna Eesti Maaülikooli kodulehele, kus te saate infot nii õppekavade kohta, ülikooli sündmuste kohta kui ka kõiki võimalikke kontaktandmeid. Ja ettevõtted võiksid valida menüüst siis sõna ettevõttele, sest sealt leiate võib-olla kiiremini selle info, mis puudutab ülikooli pakutavaid teenuseid ja leiate ka lingi ettevõtluskoostöö platvormile Adapter.
Adapter on selles mõttes kasulik, et sinna jooksevad kokku ka teiste ülikoolide võimalike teadusteenuste ja teenust pakkuvate teadlaste kontaktandmed ja seal võib otse küsimusi esitada ja teile vastatakse väga kiiresti ja otsitakse üles sobiv inimene erinevatest ülikoolidest. Ja Maaülikooli kodulehel on võimalus minna ka virtuaalretkele Maaülikooli linnakus hoonetes ja laborites, nii et te saate siis arvuti vahendusel pilgu heita näiteks meie toidulaboritesse või loomakliinikusse või taimefüsioloogia laboritesse, nii et see võimalus on ka teinekord päris huvitav. Nii ja lõpuks, kui tark on meie tänane toidulaud ja kui palju teadust sinna mahub, seda arutavad Eesti ülikoolid koos Adapteri koostööfestivalil Kõik söögiks. See toimub sel aastal 14. novembril Tartus Kammivabriku tehase hoones, et kellel on selle teema vastu huvi, vaadake sündmuse programmi ja tulge kaasa elama ja osa saama sellest päevast. Nii et ma tänan teid tähelepanu eest ja loodan tõesti, et meie koostöös me saame Eesti toidutootmist koos arendada ja et see on tõesti kestlik. Nii et nendele väikestele põnnidele mõeldes, kes meil praegu kasvavad, nad on seda väärt, et me nende tuleviku eest hoolt kannaksime. Aitäh teile!